Iraanlased jahivad nüüd Iraanis IRGC liikmeid. Iraani majandus sureb meie silme all sõna otseses mõttes välja USA blokaadi tõttu ja nüüd kaotavad Iraani eliidid raha, mille nad olid välismaistesse pangakontodesse peitnud. USA rahandusministeerium käivitas just uue operatsiooni nimega Economic Fury, mida Iraan ei osanud oodata. Vaatame seda kõike lähemalt, alustades muidugi sellest, kuidas iraanlased jahivad IRGC liikmeid. Alles 2 ööd tagasi pussitati kurikuulus Bashii komandör Mohammad 14 korda ja tapeti Teherani lähedal massi poolt. Tõenäoliselt näeme, kuidas iraanlased võtavad asjad enda kätte ja tegutsevad ise. Seda kinnitas eile õhtul sõna otseses mõttes üks IRGC liige, sest samal ööl, kui see atentaat toimus, plahvatas üle Teherani mitmeid autopomme. Alguses olid need pommid meedia jaoks väga segadust tekitavad, sest me ei teadnud, kas need olid autopommid või USA või Iisraeli vägede rünnakud, mis olid taas alanud. Nagu te teate, kehtib praegu relvarahu, aga arvake ära, mis juhtus. IRGC Basiji komandör ise avaldas video, mis sisuliselt kinnitas, et need olid autopommid, mille panid plahvatama inimesed, kes olid režiimi vastu. Sisuliselt vaenulikud isikud. Just nii armastab Islaamivabariik neid nimetada. Kuulake. Vennad, täna öösel ei ole ohvreid. Keegi ei saanud surma, keegi ei saanud vigastada. Kõik on normaalne, olukord on kontrolli all. Ärge muretsege, midagi ei juhtunud, ohvreid ei ole üldse. Kõik on korras, vennad, Jumal kaitsku teid. See ütleb meile mitut asja. Esiteks on Iraanis selgelt olemas vastupanurühm ja nad muutuvad järjest aktiivsemaks. Aga me ei näe ikka veel selliseid proteste nagu jaanuaris. Selle põhjuseks on see, et Iraani režiim on endiselt interneti sulgenud. Režiim kardab väga jaanuari sündmuste kordumist ja seepärast ei taha nad, et inimesed omavahel suhtleksid ja koordineeriksid. Samuti ei taha nad, et iraanlased suhtleksid välismaailmaga. Internetikatkestus on nüüdseks kestnud üle 1100 tunni. See on rohkem kui 47 päeva, kui ma seda salvestan. Selleks ajaks, kui te videot vaatate, on see juba üle 48 päeva. Üle 90 miljoni inimese on sõna otseses mõttes ülejäänud maailmast ära lõigatud. Midagi sellist pole me kunagi varem näinud. 48 päeva teeb sellest pikima internetikatkestuse kaasaegses ajaloos. Ma arvan, et vanasti polnud meil internetti, nii et see on sõna otseses mõttes pikim internetikatkestus ajaloos. Ja selle kõige jooksul on režiimi repressioonid ainult kasvanud. Hukkamised jätkuvad endiselt ja nad arreteerivad iga päev mitmekümneid inimesi lihtsalt selle eest, et nad kritiseerivad nende režiimi. Nad konfiskeerivad isegi kõik nende inimeste varad lihtsalt sellepärast, et nad avaldasid avalduse, et nad ei ole selle sõjaga rahul. Aga nagu näete, Iraani revolutsioonilise kaardiväe jaoks on kahjuks nii, üha rohkem inimesi hakkab väga kiiresti oma rahulolematust näitama. See on sellepärast, et Iraanis on majanduskatastroof kujunemas. Las ma näitan teile, mida ma mõtlen. Need on hoiatused, mis tulevad valitsuse seest. Iraani keskpank hoiatab valitsust, et taastumine sellest sõjast võib võtta kuni 12 aastat. Alates USA blokaadi algusest on Iraani naftatulud sisuliselt kadunud. Ja just nendel tuludel sõltus režiim väga tugevalt. Ja ka see internetikatkestus, millest me just rääkisime, viib majandusest raha välja. Kuidas inimesed peaksid tehinguid tegema? Kuidas inimesed peaksid esitama veebitellimusi, kasutama oma krediitkaarti või kuhugi minema, kui neil pole internetile ligipääsu? Ja ei paista, et ükski neist asjadest niipea paremaks muutuks. Vaadake, mida admiral Brad Cooper just eile avaldas. Iraani sadamate blokaad on täielikult ellu viidud, kuna USA väed hoiavad Lähis-Idas merelist ülekaalu. Hinnanguliselt 90% Iraani majandusest põhineb rahvusvahelisel mereteel toimuval kaubandusel. Vähem kui 36 tunni jooksul pärast blokaadi kehtestamist on USA väed täielikult peatanud Iraani mereteel sisse ja väljuva majanduskaubanduse. Majandus on sõna otseses mõttes lämmatatud. Nüüd, siin tahan teile meenutada, et me rääkisime sellest, kuidas Iraanil oli väga piiratud vaba nafta ladustusmaht, mis tähendab, et neil oli vaid nii palju tühje naftahoidlaid, kuhu nad said maa seest pumbatavat naftat ladustada. See on oluline, sest nüüd, kui blokaad on jõus, ei saa Iraan seda naftat riigist välja vedada. Nad ei saa seda oma klientidele tarnida ja see tähendab, et neil saab iga päevaga ladustamisruum otsa. Väga varsti peab režiim otsustama, kas nad tahavad naftaväljad sulgeda, põhimõtteliselt lõpetada nafta pumpamise ja sellel on pikaajalised tagajärjed, sest kui sulgeda täisvõimsusel töötav naftaväli, muutub 50
10% sellest naftast jäädavalt kättesaamatuks. Selle taga on mingi insenertehniline põhjus, kus vesi sadub nafta sisse, kui see välja lülitada. Ja see tähendab, et põhjas olev nafta muutub põhimõtteliselt pikaks ajaks kasutamiskõlbmatuks. Ja just sellepärast ei taha režiim tegelikult nafta välja sulgeda, sest nad kaotavad sõna otseses mõttes sadu miljoneid dollareid, kuna 5-10% Iraani naftast tähendab väga suurt summat. Ja kui nad peavad nafta välja sulgema, sest naftahoidlad saavad täis, siis see maksab neile väga palju raha, mida nad ei saa endale lubada kaotada. Kuulake edasi, siin on rohkem detaile. Uudised inflatsiooni ja valuuta väärtuse kohta. Siin on veel infot teadlaselt, kes tegi kogu selle analüüsi, millega ma olen kursis olnud. Neil on tõenäoliselt umbes 13 kuni 15-16 päeva jagu nafta ladustamisvõimalusi koha peal, et hoiustada naftat, mida nad ei saa eksportida. Kui neil saab ladustamisruum otsa, siis peavad nad nafta ammutamise lõpetama. Nafta tootmise vähendamine ei põhjusta mitte ainult kahju nende nafta ekspordile või tootmismahule pikaajaliselt, vaid see viib ka töötuse määra tõusuni. See on Iraani majanduse süda. See moodustab 70-80% Iraani tuludest, mida kasutatakse valitsuse tegevuse rahastamiseks. Nüüd, siin on veel üks asi, mida meeles pidada. Kui 1979 aastal toimus islami revolutsioon, oli üks suur põhjus, miks Shahi valitsus kokku kukkus, see, et 1978 aasta lõpus lõpetasid naftaväljad tootmise. Ja varsti pärast seda peatus ka eksport riigist välja. Raha voolamine lakkas ja see viis olukorrani, mida Shah enam kontrollida ei suutnud. Jaanuari keskpaigaks pidi ta sõna otseses mõttes riigist põgenema ja ta ei tulnudki enam kunagi tagasi. Khomeini võttis riigi üle ja sündis islamivabariik. Noh, midagi sellist võiksime näha juhtumas ka praegu. Kui naftatulud pikaks ajaks lakkavad, kuidas režiim maksab IRGC liikmetele? Kuidas nad maksavad Basiji liikmetele? Kuidas nad maksavad naftaväljade töötajatele? See tohutu infrastruktuur, mille nad on ehitanud, arvake ära. Raha lihtsalt lakkab voolamast. Nüüd, siin on mul teile midagi. Kui sind huvitab Iraani ajalugu ja milliseid õppetunde me saame sellest õppida, mis kehtivad ka tänapäeval toimuva kohta, siis arvake ära. Me oleme teinud mitmeosalise taskuhäälingu sarja, kus me täpselt lahkame, kuidas Iraan jõudis sinna, kus ta täna on. Ja me läheme tagasi lausa 19. sajandi lõppu, mitte ainult 1979. aastani. Kui sind huvitab selline taskuhääling, siis klõpsa kindlasti ülaloleval kaardil või vaata lihtsalt taskuhäälingu linke all kirjelduses. Nüüd liigume edasi tänaste uudistega. Kokku on 10 Iraani alust üritanud USA blokaadist läbi murda ja iga kord on nad olnud ebaõnnestunud. Selle loo parim osa on see, et keskväe juhatus annab meile lausa samm-sammulisi ülevaateid sellest, kuidas nad neid Iraani aluseid peatavad. Ja kuulake, mida nad eile avaldasid. Üks Iraani alus üritas rannikut mööda hiilides India ookeani pääseda, tõenäoliselt suundudes Hiinasse, et müüa naftat, mida ta vedas. Sel hetkel suunas USS Sabrins selle edukalt ümber ja alus oli sunnitud Iraani tagasi pöörduma. Tead küll, midagi ei tule sisse ega lähe välja. Just kui sellest veel vähe oleks, Iraani hääbuva majanduse jaoks. USA rahandusministeerium on käivitanud uue operatsiooni koos Epic Fury'ga ning sellel on väga ainulaadne nimi. Economic Fury. Enne kui räägime, mis see operatsioon tegelikult on ja kuidas see režiimi pangakontot kahjustab, tuletan kiiresti meelde, et vajutage allpool meeldib nuppu ja tellimisnuppu. See aitab meid tõesti algoritmis ning võimaldab meil jõuda rohkemate inimesteni, et nad saaksid uudistega kursis olla. Nüüd räägime operatsioonist Economic Fury. See puudutab maksimaalse surve säilitamist Iraani majanduse suhtes. Finantsasutused, täpsemalt pangad üle kogu maailma, on saanud hoiatuse. Eriti kui nad tegelevad ebaseadusliku Iraani rahaga. Rahandusministeerium on hoiatanud panku üle kogu maailma, et nad on valmis rakendama teiseseid sanktsioone kõigi suhtes, kes jätkavad Iraani tegevuste toetamist. Aga mis veelgi olulisem, siin on peamine osa. Lühiajaline luba, mis võimaldas müüa merel seisvat Iraani naftat. See aegub järgmise paari päeva jooksul ja rahandusministeerium ütleb, et ei pikendata. Lihtsamalt öeldes, need sanktsioonide leevendused, millest me umbes 6 aega tagasi rääkisime. See kaob ära ja iraanlastel saab olema raskem oma naftat müüa.
põhimõtteliselt tuleb ostja kohe leida. Alles eile, kui see operatsioon algas, saatis Rahandusministeerium otsekirjad pankadele Hiinas, Hongkongis ja Araabia Ühendemiraatides ning teiste Lähis-Ida riikide pankadele. Ja siin läheb olukord Iraani jaoks veelgi hullemaks, sest nad on ise selle enda jaoks hullemaks teinud. Näed, Iraan on rünnanud kõiki neid Pärsia lahe riike, kellel pole selle sõjaga mingit pistmist. Nad ei andnud kunagi Ameerika Ühendriikidele luba oma õhuruumi kasutada. Aga arva ära, mis juhtus. Enne selle sõja algust oli Iraan mõnest neist riikidest, eriti Araabia Ühendemiraatidest sõltuv, et üldse maailmas tehinguid teha. Nad kasutasid Araabia Ühendemiraate ja selle riigi finantssüsteemi, et USA sanktsioonidest mööda hiilida. Ja nüüd võib öelda, et Araabia Ühendemiraatidel on lisamotivatsioon teha koostööd USA võimudega, et tagada, et iraanlased ei saaks sanktsioonidest mööda hiilida. Ja see muudab elu Iraani režiimi jaoks põrguks. Eriti Iraani eliidi ja ametnike jaoks, kes, nagu sa tead, hoiavad osa oma rahast välismaal, mustadeks päevadeks. Juhuks, kui valitsus kokku kukub ja nad peavad riigist põgenema, tahtsid nad hoida paar miljonit või isegi $200 miljonit välismaalt turvavõrguna. Tundub, et see turvavõrk on kohe kadumas. Siin on rohkem üksikasju, Hils. Kuulake nüüd. Jah, ma arvan, et see ei ole õige iseloomustus. Eile teatasime operatsioonist Economic Fury ja me üle aasta oleme avaldanud iraanlastele maksimaalset survet nii Iraani riigi maksete blokeerimise kui ka IRGC kontode sihikule võtmise kaudu. Üks vigu, mis iraanlastele võib saatuslikuks saada, oli oma Pärsia lahe koostöönõukogu naabrite pommitamine. Ja kes on nüüd valmis olema palju läbipaistvamad rahaliste vahendite osas või tegema põhjalikuma uurimise nende vahendite kohta, mis asuvad nende pangandussüsteemides. Seega oleme neile edastanud palve külmutada rohkem IRGC juhtkonna ja kõigi Iraani juhtkonna liikmete vahendeid. Teine asi, mida oleme teinud, on see, et oleme öelnud ettevõtetele ja riikidele, et kui te ostate Iraani naftat, kui Iraani raha asub teie pankades, oleme nüüd valmis rakendama teiseseid sanktsioone, mis on väga karm meede. Ja iraanlased peaksid teadma, et see saab olema rahaline ekvivalent sellele, mida me nägime sõjalistes operatsioonides. Diplomatiilisel rindel käivad läbirääkimised endiselt ja me loodame, kas peatselt toimuvale tippkohtumisele, kus saaks rahuleppe üle läbi rääkida või võib-olla vaherahu pikendamisele. Eile saime teada, et tundub, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan sellel nädalal ei kohtu. Lootus on, et kohtumine toimub järgmisel nädalal. Eile sõitis Pakistani kindral ehk armee ülem Asim Munir Teherani, et põhimõtteliselt esitada ameeriklaste nõudmised iraanlastele ja selgitada välja, mis võiks olla järgmine samm. Mõned Ameerika Ühendriikide nõudmised, millest me teame, on üsna lihtsad. Heida pilk peale. USA palub Teheranil avada Hormuzi väina, sest see on tegelikult osa relvarahust. USA lõpetas pommitamise ja vastutasuks lubas Teheran avada Hormuzi väina. Aga tegelikult pole nad seda seni teinud. Ja teine punkt, mida USA nõuab, on see, et järgmisel korral, kui Iraani delegatsioon läheb teise riiki rahulepet läbi rääkima, tahab USA olla kindel, et sellel delegatsioonil on tegelikult volitused kokkuleppe sõlmimiseks ja allkirjastamiseks. Sest eelmisel korral, pärast 20 tundi läbirääkimisi, sai USA teada, et need inimesed ruumis ei omanud tegelikult mingit otsustusõigust. Ja siis läbirääkimised sisuliselt peatati ning Iraan sai koju tagasi minna, rääkida nendega, kellel on tegelik võim. Võib-olla kõrgeim juht, võib-olla keegi teine ja siis tulla tagasi lõpliku kokkuleppega. Nüüd tundub, et see kohtumine ongi tulemas. Siin on meil pärastlõunal rohkem üksikasju. Operatsioon Eepiline raev algas 46 päeva tagasi ning relvarahu Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel püsib, samal ajal kui diplomaatilised jõupingutused jätkuvad. President andis sel nädalal mõista, et läbirääkimised võivad lähipäevil taas alata läbirääkijate vahel, võimalik, et Islamabadis. Ösel Fox Newsi eetris rääkis ta sõja piiratud majanduslikust mõjust ja ütles, et tema arvates on konflikt peaaegu läbi. Presidendi kommentaarid tulevad ajal, mil iraanlased ütlevad, et kahe poole vahel vahetatakse endiselt sõnumeid. Sõnumite vahetamine jätkub alates päevast, mil Iraani Islamivabariigi delegatsioon naasis Teherani kuni tänaseni. Läbi Pakistani vahendaja on vahetatud arvukalt sõnumeid. Meie seisukohad on tehtud väga selgeks nii läbirääkimiste ajal seal kui ka nende sõnumivahetuste käigus.
Need märkused tegi Iraani välisministeeriumi pressiesindaja ajal, mil USA keskväe juhatus jätkab Iraani sadamate blokeerimist enam kui tosina toetuslaevaga. CENTCOMi ülemadmiral Brad Cooper selgitas selle sammu mõju öeldes: Iraani sadamate blokaad on täielikult ellu viidud, kuna USA väed hoiavad Lähis-Idas merelist ülekaalu. Hinnanguliselt 90% Iraani majandusest põhineb rahvusvahelisel mereteel toimuval kaubandusel. Vähem kui 36 tunni jooksul pärast blokaadi kehtestamist on USA väed täielikult peatanud Iraani mereteel sisse ja välja mineva kaubavahetuse. Nagu Fox varem teatas, on piirkondade eel tuhanded täiendavad USA väed, kellest enamik asub USS George H.W. Bushi lennukikandja löögigrupi pardal. Nüüd käivad diplomaatilised pingutused, kuid sõjalised ettevalmistused jätkuvad, kuna iga päev saabub Lähis-Idasse üha rohkem transpordi- ja kaubalennukeid.